Lambaaasta tuleb veel emotsionaalsem kui nüüd lahkuv hobuseaasta. Aga meeleolud kõiguvad äärmusest äärmuseni, optimismist pessimismi ja vastupidi. Otsustatakse meeleolu järgi, momendis oleva olukorra ja tunde järgi, mistõttu ükski ettevõtmine ei saa kaua kesta. Põhiline erinevus hobuseaastaga on selles, et hobuseaasta kujutas endast päevast aega, kus inimesed on kõige aktiivsemas töörakkes ja mis on ette võetud, seda ennem ei jäeta, kui asjad on valmis. Vaadake siis, lambaaasta kujutab endast õhtust aega, kus suuremad tööd on lõpetatud, inimesed sõidavad koju või lähevad kokkusaamisele sõpradega kohvikusse, klubidesse ja siis teelaua taga räägitakse siis, mis sai päeva jooksul tehtud, mis läks hästi ja mis läks siis halvasti. Ja üle kanda see siis inimühiskonda tähendab seda, et väga palju tuleb kriitikat valitsuse aadressil üldse maailmas oleva olukorra suhtes ja seetõttu hästi lähevad diskussioonisaated, olgu see televiisoris või raadios, hästi läheb propaganda. Edu saab olema filosoofidel, religioonitegelastel, teoloogidel, filmimeestel, fotograafidel, müstikutel, kõigil, kellel on mõtteid anda õige diagnoos olemasolevale olukorrale. Ja see räägib sellest, et poliitbroilereid enam ei kuulata, vaid mõjuvad rahvale läheb peale sügavamõttelised arutlused